No. Oli geniaalne mõte tulla siia hommikul, et siis ei ole järjekorda. Sest eile see järjekord lõpus umbes seal. Ja see järjekord lõpeb siin. Seega me tuleme õhtul tagasi. Meie rätid. Oh my god, vaata seda. Kus käes? See on nagu siuke Eesti takett. Viilkatus. Ma tagasi Strasbourgis. Strasbourgis jälle. Sõitsime siia 7 minutiga. Ma ei tea, mis me selle 2 tundi siis selle kiire rongi peal tegime. Ma ei tea. Mulle meeldivad need kaunistused. Ja. Need raamid. Ma täitsa nagu market. See on nagu täitsa päris. Me oleme leidnud... See on nagu sülg. Me oleme leidnud oma hebeni. Ma leidsin ühe vöö ja käepuru. Ma vist, see on kaelakeega, ma just mõtlen seda ka kandavööna. Vaatab, kus ma võtan selle. Mis sa leidsid? Ma sain selle ja ma sain sellise nunnuka. Vot. Väga kaunis. Siin on nüüd. Niin sen jäädä. Notre Dame. Ja kraana. Ja kraana. Pole üldse paha. Ma tahan skuupida seda sulle. See näeb nii naljakas hall välja. See on nii goofy. Oota, see on ikka täitsa okei hind. Nüüd tuleme jäätisse oma. Imene. Hoidsin Elisabeth Käskeli. Mul ei olnud piisavalt netti, mul pole aimugi, mis raamat see on, aga taadud toredad raamatud. Ja ma sain järjehoidja ja nunnu. Nii et väga armas. Very cute. Järjekorras, et saada sinna sisse. Ja me oleme prepared, meil on mõlemal kotis pikad varrukad või õlgu kattavad, selga kattavad, liike kattavad asjad. Nii, Notre Dame. Väga ilus oli sest. Häirib natuke see, kuidas inimesed järsku kirikus käituda. See, et neil pidi nagu pre-recordid olema mingi hetk, olge vait, oluvad, et see oli siuke natuke
okei. Väljas on minust isegi ägedam välja, sest et noh, jah. Aga jah, täitsa ilus. Natuke nagu see inimmass häiris, ma ei saa eriti nautida seda. Harjunud sellega, et kirikus nii palju rahvast kuidagi pühavikas võttis välja kohti. Ja see, kuidas kõiki nii kõvasti rääkisid ja mingid sikast olid. Aga see on minu probleem. Ka. Oh, jetzt werde ich gerade meine Waden so ein bisschen mäßig. Minu arust see oli väga äge maja. Ja see oli cool. See oli nagu päris kunstnikud. Ja see tundus nagu see Pariis, kus kunagi kõike palju kunstis. Jah, et seda ma väga soovitan. See oli cool. See oli mingi Rivoli 59 Rivoli või midagi vastas. Nii ja siesta on täna siin. Jah. Siestad on vajalikud asjad. Ma vist oleme iga päev teinud mingi siesta nagu. Ei, Salzburgis vist teinud, aga seal on üldse, seal oli rahulikum. Siis me istusime bussis. Ja siis me istusime cable cars. No jah. Ja Louvre on kinni. Ja Louvre on kinni täna. Oota, nüüd me saame ilusaid pilte Louvres. Ilma väga suurte rahvamassid ette. Ja vaata seal taga on Eiffeli torn. See tundub elu. Ingliskeelne laua. Oleme sinna sisse saada kuidagi. See on juba seiklusamu. Jah. Kas saime toostada sisse? Jaa. Oh, wow. The OG lesbian. See on ikka nii võimas, nagu sa kuidas riideid suudetakse teha.
niisuguseid. Nagu mõtle, sul on lihtsalt kivikamakas, siis sa hakkad siit minema ja sa nagu pead aru saama, et ei, nüüd ma jään selle sõrmenukki juures seisma nagu. See on tõra. Me oleme rongijaamas kuskil taga. Klaasi taga 5. et impressioniste näha. Ja siis postimpressioniste. Keda sa kõige rohkem ootad? Ma arvan Monet ikkagi. Nagu nii basic, aga... Ma ootan. Ei, tegelikult Renoir'ga. Mulle meeldib Tega. Mulle meeldib Tega, aga Tega on kuskil all. See on päris cool. Votre attention s'il vous plaît. Your attention please. Le musée ferme ses portes. Neil on lilla. Minul on tõesti lill, jah. Ja seal on Dorse.
Sigrid istub seal, vist on, seal taga on triumfikaar, natuke on näha, ja seal on olümpiatuli. Jah. Ja tegelikult kahjuks me oleme Londonis. In case you didn't know. Okay. Ja Nutella. See on suur. See on suur. Bon appetit. Sullegi. Minul põhimõtteliselt oli pannkook Nutellaga. Tal oli päris krepp. See oli maitses nagu krepp. Ehk siis natukene nagu kama või tatar. Ja no, need oli head kui pannkoogid. Aga kõhu täitis ära ja ütleb seda otsustab vähemalt ma olen Pariisis nüüd kreppe söönud. Täpselt. Imekaunis Pariisi ooperimaja. Ma arvan, nad ehitavad seda või midagi. Ma arvan ka. Peale maalitakse. Aga fun. Inimesed, mis on hullult minnud. Vaata, seal tantsivad, seal on baleriinid tantsivad ja siin keegi küsib redelit. Seal on ka mingid vennad. Mis vennad siin on? Mängivad hüppelööriga äkki? Ei tea. Ehitajad. Oi, koona. Jah, kiisu. See üksikmaja on ju. Ikkagi mu maater on ikka kõige nunnum. Jaa. Tulge siia. Number 1. Yes. Mis asja? Miks seal tuuleveski on? Nii ilusas valguses. Sest küll jah. Ma olen vist seda filminud juba, aga vaata kui nunnu! Need on ägevad maalid siin, aga... Jaa! Me lähme Eiffeli torni juurde. Me jõuame sinna 22.57. Vahetult enne seda lähme hakkamist. Seega peaks nagu väga täpselt jõudma. Mitu minutit? 4 minutit. Uusaastani. Uusaastani. 3 minutit uusaastani. No nii. Täitsa sädeleb. See on ilmselt see roheline lasend. See oli alumisel. Jaa. Ei, see on päris ilus. Natuke nagu laulupidu, vesipuu. Ma paarun siit mäest üles. Said pärast pool tundi või 40 minutit võttisid siia jõuda. Siis ma mingi... See on cool. Siit on keegi kõndinud. Kas see on nagu kogemata või meelega? Anyway. Jah. 40 minutit võttisid siia jõuda. Siis me siin mingi 20 minutit olime äkki. Ja 40 minutit tagasi. Jab. Successful. Oota, ja me oleme teinud 29 000 sammu ja selle lõpuks me teeme jälle mingi 32 000 sammu. Seega successful day. Seega natukene on jääda. Okei, sorry, aga see on kuu. See on kollane. Ja see on kuu. See on nagu täpselt sama värvi, mis Eiffeli torn. Tegemist on siiski jalkahooaega. Oot, me jääme ka vastu.